algviisik, Veidemann sees, et millest selline vahetus, tavaliselt on olnud kurvas algviisikus. Kas Veidemanni vorm on juba nii hea, et? Veidemann on iga treeninguga läinud paremaks, eelmine mängis ka hästi ja minule ei ole üldse tähtis, kes alustavad mängu, et tähtis on, kes mängu lõpetavad, et meil on 12 meest, iga mees võib alustada põhiviisikus, nii et ei näe üldse probleemi, kes alustab, aga kuna nendel on ka põhiviisik 3 väikest mända, siis ma mõtlesin, et me lastame samaga 3 väikest ja nii oli, et aga ei ole mingit vahet, kes alustab, et iga mees peab olema valmis alustama, et minu kui treeneri jaoks on tähtis, kes lõpetavad mängu ja see on kõige tähtsam, et mängu algus on nii nagu ta on alati. Mis muudatusi neil Juvovi puudumine tõi? Ei toonud mingit muudatusi, suuri muudatusi selles mõttes, et Timo ja Marek pidid rohkem 4 peal mängima ja mida nad niikuinii vahel peavad tegema ja ka nende koosseis, nagu te nägite, nemad mängivad ka väikse koosseisu vahepeal oli see 25 oli ainult pukis ja siis 21 oli pukis. Me niikuinii oleks pidanud 4 väiksega mingil hetkel mängima, et see töötab meil paremini kui vastas on väike koosseis, siis me peame ka väikse koosseisu mängima, see hoiab meie kaitse aktiivsena. Et ja nüüd teine hoo ja pool niikuinii tuleb neid mänge hästi palju, kus siin väikse koosseisu peame mängima, et Eesti liigas ei saa siin tihti peale kasutada 2 pikka korraga väljakul, et nüüd on see teine pool aasta ongi nii, et selles mõttes suuri muudatusi ei ole, aga kahju muidugi Ivanit ei ole, et ikkagi üks keha on puudu ja loodame, et sellest saab sellest vigastusest ikka kiiremini üle kui et juba mingil järgmisel ütleme vähemalt Valmiera mänguks, et ta on tagasi meil, jah. Algus väga plaanipärane ei olnud vist? Võib-olla oli natuke uimane olime, võib-olla natuke uimased, aga üldjuhul see, et nad seal paar meest pikalt üllatasid 3-stega, see käib mängu juurde selles mõttes, et kõik tegelikult oli meil kokku lepitud asjad ja 7 sai seal natuke liiga palju vabadust. Selle kohta ei ole meil mingit vabadusi, aga see, et 21 ja 25 seal mingid paar õuna sisse panid, see ei ole üldse nende mäng ja niisugused asju juhtub. Viskavad sisse, aga see on niisugused juhuslikud korvid, et selle peale ma paanikat ei tekita, aga 7 tegi meil alguses palju pahandus ja seal me eksisime mingil hetkel, ei istunud tal nii-öelda särgis kinni, nii mis oli meil kokku lepitud, et see tegi nagu kurjaks, aga need pikkade 3-sed, need mind ei häirinud, aga tõesti nad viskasid alguses hästi 6-6, mis sa teed, läheb sisse küll, aga me kõik teame, et mida mäng edasi, väsimus tekib, et teise poolele enam nad ei suutnud nii hästi visata ja meie kaitse saime nii-öelda aktiivse hoida ka teisel poole, nii et ma arvan, nagu selles mõttes meil nagu mänguplaan toimis. Kuidas sa Justini tänast mängu kommenteerid? Väga hästi mängitud, lõpus seal oli võib-olla palli tema kätte ja meil see vana viga, et liiga võib-olla, kuigi ma mängisin küll 2 mängujuhiga, nii Palmo kui ka Justin, aga palli liiga kauaks ikkagi mängujuhi kätte, aga üldjuhul Justin, ma arvan, mängis hea mängu, et võttis otsustavatel hetkel eriti Maala vastu, et võttis enesekindlalt ja virutas sisse aga me teame, et ta on selleks võimline, ta on hea käega poiss ja täna ta tõestas seda jälle, nii et hea mäng ja ma loodan, et see nädal aega, mis ta sai kodus, et see mõjus ka talle hästi, et emotsionaalses mõttes, et näed koduseid ja tuled ja käid siit vahepeal kurjast Eestist ära, lähed vabasse maailma, naudid elu ja tuled tagasi, et see on mõnus, ma arvan, nii et tal on, ma arvan, see andis talle juurde küll, nii et loodame, et ta on teisel poolaastal aitab meid jälle nii nagu esimene. Ta vist sai ka rohkem mänguminetuid kui varasemates mängudes? Mänguminutid jah, siin ma vaatasin praegu 33, Tiimsa sai 30, eks ole, jah, et siin mingisugused jah, aga ta on eluaeg mänginudki 30+ minuti mees tegelikult, ta on olnud, meie siin meie meeskonnas lihtsalt need mänguminutid jagunenud see aasta ühtlasemalt ja täna 33 minutit, mis see ikka, see ei ole üle mõistuse palju, et ikka juhtub mänge, kus mõni mäng saab rohkem ja mõni vähem, ega mänguaeg sa väga neid minuteid ju ei loe, sa vaatad, kuidas mäng sujub ja teed need vahetused vastavalt mingitele instinktidele või vastavalt sellele, kuidas sa tunned sellel hetkel, ehk siis pärast näed, kas on õigustus või ei õigustus. Mis instinktid need siis olid, mis Toronini tõid suhteliselt hilja sisse? Veidemann mängis alguses, aga siis vajus vist täiesti pingi peale, üldse ei tulnud enam vist teisel poolajal. Ja ka kõrvas ka. No kõiki 12 meest ei saa korraga väljakul panna, kallis ajakirjanik, ei ole võimalik.
et kui 12 meest on sul võrdsed mehed või 11 meest, siis mõni mees saab 5 minutit, mõni mees saab 33 minutit. See on, ma ei ole võimeline rohkemaks andma, et igal mehel on kogu aeg on see hetk, tuleb, ebaõnnestub, läheb järgmine, ebaõnnestub, tuleb järgmine, õnnestub. Ma ütlen veel kord, meil on 12 meest, see on meie meeskonna pluss see hooaeg ja nii ma seda asja võtangi, et see on paratamatus, kui sa mängid. Kui me mängiksime 6-7 mehega, ma arvan, enamus mehed oleks, aga meie koosseisus on 12 tubli venda ja nad peavad mänguaega jagama ja mäng on palju. Mõni mäng saab jälle Tanel Kurbas 30 minutit, keegi teine saab, nii et täitsa loogiline valik, et ei tähtsustaks seda üldse üle, ega meie meeskond lihtsalt nii toimib. Selles mõttes on Toronin ja Veidemann on täiesti mänguvalmid. No Rain, ma usun küll, Rain lihtsalt täna natuke oli ebakindel, et võib-olla eelmine mäng ta mängis nii hästi ja nüüd täna natuke oli ebakindel, väga mitte Rainilikke lahendusi tuli seal seal jooksis natukene rünnakul see asi kokku, tema see teravus, see on hea, et ta teravust hoiab, aga natukene siuke, kui ma mõtlen lõpus siuke nagu kaine mõistus sai otsa mingil hetkel, et aga noh, ma ütlen, ta ei ole ju väga palju veel ka mänginud nii palju, et raske on ka nõuda nüüd iga mäng, et nüüd Rain on tagasi. Jah, Rain on tagasi, aga kõik käib ikkagi step by step. Mis Marekisse puutub, siis Marekit võtamegi üks päev korraga, et vaata, mis ta jalad teevad, ta vana mees, sai hiljuti 30. Omad probleemid tekivad ja temal on need jalad, on nõrgad kohad, me peame võtma kogu aeg vareerima, kuidas saab aga täna müts maha mees tuli teisel poolajal, kus Timol oli juba 4 viga ja Joss sai 4 viga ja Marek tuli ja me pidime väikse kooslusega mängima ja mees võitles nagu karu, nii et super, ma ei oska midagi muud. Tundub, et ka Timsal on nagu selline uus hoog tulnud või värskus, et viimastes mängudes on nagu väga hästi jällegi esinenud, et kui vahepeal siin võib-olla ei õnnestunud nii hästi, et siis... kui minu jaoks on nagu Timsa väga kindel meeskonnas, et tema alla oma nivood ei lange, selles mõttes ei lange, et ta on oma võitluslikkusega on väga tähtis persoon võistkonnas, et kas ta viskab pallid sisse või ei viska sisse, viskab keegi teine sisse, aga oma võitluslikkusega, oma siukse tahtmisega, oma siukse natuuriga on ta väga tähtis osa minu meeskonnas või meie meeskonnas. Ja kui pallid lähevad sisse nii nagu hästi tal täna ja ilusti välja mängitud, üks mängis seal selge skoori poole, tegi oma nii-öelda tugevamad asjad ära, siis ei olegi nagu mingisugust probleemi teemaga, et temal on väga kindel roll selles meeskonnas ja just see võitluslikkus, see tahtmine, see on see, mis süstib ka teistesse siukest, et see on nagu väga positiivne tema puhul jah. Ja muidugi tema puhul see ka, et tema puhul on ikka meil see käib ka, et ta saab ka number 5 mängida, et just ta katab endast pikemaid mehi seal just võib-olla oma kasvu ja füüsisega, ta korbab selle oma tahtejõu ja võitluslikkusega, nii et me saame ka teda vahel 5 peal kasutada, näiteks kui täna Ivanit ei olnud, eks ole, nii et eriti just siin BBL-is ja Eesti liigas euromängud on vähe teise tasemega. Ilmselt selles vahegrupist Šiauliaiga ikkagi nii-öelda esimese teise koha peale mängib. Millega nad Šiauliaist teile vastu tulevad? No ega ei tea ju, ega siin võivad veel koosseisu muutusi tulla neile, ega me ju ei tea nende võimalusi ja asju ja nende ambitsioone klubina, et kindlasti võib olema valmis selleks, et järgmises mängus võib-olla on veel uusi mehi juures, on need välismaalaste näol või on need mõned leedukad, kes võivad sinna tulla. Ja teine asi kindlasti, et Šiauliais me oleme alati hädas olnud, alati ükskõik vaatamata koosseisule, kes mängivad, kes on treenerid, me oleme alati hädas olnud. Seal on raske mängida, Šiauliai mängib alati kodus hästi, et nad on suurem osa rünnaku meeskond ja oma kodus suure hasardiga ja mängivad ja nad on võitnud meist palju tugevamaid mehi võistkondi seal Šiauliais läbi aegade, nii et Šiauliais on Šiauliaiga väga raske alati mängida, nii et lihtsalt eks me peame sama plaaniga ka sinna minema, et oma kaitsest lähtuvalt mängule ja lihtsalt me peame teamegi, et seal nad võivad olla veel paremad viskajad, kui nad siin täna tõestasid, eriti mängu alguses. Alijevas nii palju pahandust ei teinud, kui me kartsime. No Alijevas on väga hea mängija, et oleme ausad, me siin aastaid tagasi oleme tahtnud teda ka siia klubisse tuua, Tartu Rocki on pidevalt olnud siuke, et kas tuleb või ei tule, aga mingil hetkel on asjad läinud nii, et tema ei ole meie meeskonda jõudnud. Aga mina arvan nagu endise mängijana, ma arvan, et ta on olnud viimasel aastal oli Samara klubis ja kui ma Samarast tean ja vaatasin siin neid
VTB mängija Tallinna Kalev Cramogagi, siis ta oli seal puhas pingimees ja eks see tekitab igas mängijas niisugust ebakindlust ja tänagi minu arust ta tegi täna väga häid asju, aga eile jäi täpp panemata meie õnneks seal eksis väga kergetes, aga tegelikult ta on võimeline hoopis paremaks, et fakt on see, et mida rohkem ta selles meeskonnas praegu on, mida rohkem ta mängib, seda paremaks ta läheb, sest ta on hea klassiga mängumees, väga tark mängumees. Eriti siuke pick and roll olukordades ja näeb kogu väljakut super hästi ja noh, ta teeb seda võistkonda kindlasti tugevamaks, et ma arvan, et võib-olla kui sa siin ennem küsisid, mis järgmine mäng on, siis tema, ma arvan, hoopis veel parem, kui ta praegu on, et ma mõtlen, meie õnneks ta täna eksis ka seal korvi all ja võttis, aga mõtlen, et see tuleb, ma arvan, tal sellest, et ta ei ole kaua mänginud ja Samaras, noh, nii palju kui ma olen jälginud, on ta oli minuti mees või ei saanud üldse mängida, nii et eks see muudab iga mängumehe natukene ebakindlaks. Aitäh, Okay. head uut aastat.